Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli moodulis huvikooli esindaja ja ametniku õigustes kategooriate haldamist. Kategooriad jagavad rühmad gruppidesse, mis aitavad lapsevanemal lihtsamini omale huvipakkuvaid rühmi taotluse tegemisel leida. Antud videos uurime, kuidas lisada kategooriaid, kuidas nende valimise kohustuslikkust muuta, kuidas kategooriaid rühmale lisada ning vaatame ka lapsevanema vaatepunktist vastavate muudatuste tulemusi. Nii ametnik kui ka huvikooli esindaja saavad kategooriaid mõjutada. Vastavale väljale jõudmiseks alustame huvikoolid nupule vajutamisega. Sealt edasi, kategooriad nupule vajutades, avaneb vaade, kus on võimalik lisada uusi kategooriaid ning ka olemasolevaid muuta või kustutada. Lisamisel tuleb anda kategooriale nimetus. Näidiseks lisab Vahva muusika- ja tantsukooli esindaja Kerli uue kategooria nimega Tantsimiine. Väikesest veast aga hullu ei ole, sest redigeerimine on vaid ühe nupu kaugusel. Et siduda kategooria rühmaga, tuleb liikuda konkreetse huvikooli rühma nimekirja vaatesse. Vajuta huvikoolid nupule. Vali kool ning alla kerides jõuad rühmadeni. Vajuta rühmale, mille soovid kategooriaga siduda, näiteks akordion. Nüüd avaneb vaade, kus saad muuda andmeid nupule vajutades rühma vastava kategooriaga siduda. Huvikooli taotluse tegemisel saab kategooria valimise teha ka kohustuslikuks. Kui kategooria valimine on määratud kohustuslikuks, siis enne vastava kategooria valimist rühma nimekiri nähtavaks ei muutu. Seda saab määrata huvikooli andmete muutmisega. Sinna jõudmiseks vajuta huvikoolid nupule. Vali vastav kool, mille andmeid muuta soovid, ning vajutades muuda andmeid nupule leiad kastikese, mille märkimisega määradki kohustuslikkust. Ära unusta ka valikut salvestada. Kui kategooria valimine ei ole kohustuslikuks määratud, saab vanem koheselt rühmade nimekirjas küll valiku langetada, aga tema ees valguvad kõik huvikoolis olevad rühmad samaaegselt lagedale. Määrates aga kategooria valimise kohustuslikuks, ei näe lapsevanem rühmi enne kategooria valimist ning soovitud kategooria valimisel avanevad rühmade nimekirjas vaid sellele kategooriale vastavad valikud.